et neid ajaliine on loomulikult rohkem kui üks. Ja me ise suudame luua ja ehitada neid ajaliine. Ja meie, kes me oleme siin täna koos, oleme kindlasti kõik tulnud kindla ülesandega siia sellesse kehastusse. Missiooniga, see on veel eriti pidulik sõna. Ja me oleme tulnud siia nii, et me oleme tegelikult langetanud vaimolenditena oma sagedust päris mitu oktaavi, et siia kehastuda. Ja nüüd on see aeg kätte jõudnud, kus lisaks sellele, et me ise hakkame tõusma ja ka oma füüsilist keha tõstma uuesti kõrgematesse sagedustesse, me väljaliselt oleme nii võimsad olendid, et kõik see, mida me väljaliselt teeme, me teeme nagu ette neid välju teistele, kes samamoodi tõusevad. Vaatamata sellele, et mingi varjuaspekt kuskil võib üles tulla, me enam ei kaota ennast ära sinna varjude orgu, vaid me suudame nagu samm-sammult asuda tõesti nendest vana maatriksi väljadest ennast üles tõstma. Kuna siis me saame sootsiumist endale tohutu hulga programme, siis meie keha nagu salvestab selle kõik, eks ju, ja siis meel on selle teenistuses. Nii et kuidas sellest valeminast nagu üle saada, et see ongi nagu põhiküsimus. Keha salvestab ja hingel on kaasas veel eelnevate kehastuste mälu, nii-öelda. Meie sugukonna mälu ja meie enda nagu hinge löödud siis nii-öelda programmid. Aga seda tööd saab teha ainult sügavuti, ainult minnes sügavale keha sisse, sest et tiheduslikult on kõik meisse nagu pakitud, kõik sootsiumi programmid. Ja nüüd on küsimus selles, kuidas me sinna kehasse, nendest DNA koodidesse, nendesse rakumälusse nagu ligi saame. Ja siin on lihtsalt vaja arendada endas, hoida fookust, hoida seda tähelepanu järjepidevalt oma keha sisestel protsessidel. Ja läbi selle, et kui me liigume sügavale kehasse sisse, siis DNA hakkab meile ise näitama oma seda niisugust iidset mälu, et siin on selles mõttes nagu teatud mõttes nagu helisild on siin vahel, eks ju, et me oleme tulnud siia allapoole kukkunud siia kaalijuugasse, me isegi ei mäleta. Me oleme unustanud selle, et me oleme unustanud, et meis endas on see jumalik alge olemas. Kui me elame mõistuses meeles, siis me elame kõhus ja meil on vaja oma diafragmaga teha seda hingetööd ehk süvahingamist, teadlikku hingamist, et tõsta see niisugune loomne teadvus, reptiilne teadvus, mis on justkui keeranud meie omaenda selgroo ümber, kui me jälgime neid apteekide peal olevaid neid niisuguseid maosümbaleid, eks ole, siis ta ongi keeranud ümber meie DNA ja hoiab meid teatud laadi lukustuses. Nimetatakse seda elulille lukustuseks või kuidas iganes, aga meil ongi vaja hingata ennast sinna sisse, et pääseda nendele sügavamatele DNA keerdusele ligi, et see reptiilne ehk loomne niisugune teadvus või mälu meis siis tegelikult tõsta üle. Ja see ongi teatud mõttes nagu helisild, ehk siin on diafragma pump, mis aitab meil tõsta seda nii läbi hingamise kui ka energeetiliselt üle siit. Et me tõstaksime selle nii-öelda teadvuse siia südame alumisele korrusele. Selleks, et luua siis teistsugust sellistel väärtuspõhistel sõltumatutel võrgustikel põhinevat elukorraldust, ongi vaja nagu teadlikult ennast sellest vanast maatriksi süsteemist lahti ühendada. Et päris selliselt iseseisvalt saavad toimida tõesti need, kes lähevad metsa ja on täiesti autarksed, aga me saame seda teha energeetiliselt. Ja see on inimeseti erinev.